Tšau! Räägin teile täna natukene ühest challenge'ist, mida ma tegin umbes 6 aega tagasi ja mida ma nüüd lähipäevadel plaanin uuesti teha ja ma mõtlesin, et enne kui ma teist korda seda teen, et ma räägin teile natukene, kuidas esimene kord siis möödus ja mis see mu kehaga tegi. Nimelt ma räägin siis Boost Yourself 3-päevasest detox challenge'ist, mis siis hõlmab endas seda, et 3 päeva järjest jood sa ainult smoothisid ja Boost Yourself on andnud ette ka mingid smoothie retseptid, et oleks kergem, et ei peaks ise nii palju mõtlema ja iga kord, kui siis seda smoothit jood, paned ühe lusikatäie Boost Yourself detox siukest pulbrit sinna sisse, mis hõlmab endast erinevaid asju, mis tõstavad siis selle smoothie toite väärtust, aga samas väljutavad kiiremini su kehast erinevaid mürkaineid. Alguses, kui ma selle nagu vastu võtsin või otsustasin, et ma teen seda, siis ma kujutasin ette, et see on nagu väga raske. Aga kuna see toimus põhimõtteliselt täpselt peale jõule, natukene hiljem, kui ma just tundsin, et mul oli kehakaalu nii palju juurde tulnud ja hästi raske oli olla, et ma arvasin, et see on nagu väga vajalik mu kehale. Ja siis ma tegin seda. Kõigepealt ütlen ma, et see ei ole üldse nii raske, kui see tundub. Juua 3 päeva järjest muutusid, sest tegelikult sa võid ju ise valida, palju sa neid jood ja palju sa ühe korraga jood. Kõige tähtsam on see, et kõht oleks kogu täis, et ei ole see, et peab jooma nagu väikse koguse. Et võib see üks toidukord olla ka väga suur klaasi täis või mis iganes, mille täis või siis smoothie bowl või midagi siukest. Ja et ei pea olema, et 3 korda päevas või 4 korda päevas. Mina jõin 4 korda päevas, aga võib vabalt ka rohkem, võib vabalt ka vähem. Ma üritasin väga nagu palju erinevaid teha, et ei korduks väga palju, et ei muutuks nagu üksluiseks ja et see maitse vastu ei hakkaks. Esimene päev, kui ma alustasin, oli vist kõige raskem. Mul ei olnud absoluutselt energiat. Ma tahtsin tegelikult kogu aeg nagu süüa ja oli selline nagu, ma mõtlesin, et miks ma nagu selle vastu võtsin ja päris keeruline oli olla. Teise päeva hommikul mul oli täiega palju energiat. Juba oli mu kehas siis järelikult päris palju mürkaineid nagu välja tulnud. Teisel päeval oli, kuidas nüüd seda ilusasti öelda, aga väljus mu kehast igatpidi väga palju mürkaineid. Ehk siis oli näha, et kehas hakkas mingi protsess toimuma ja et tõesti nagu seda jama tuleb sealt väga palju välja, mis on nagu tekkinud kehasse. Hästi kerge oli olla, hästi palju energiat oli teisel päeval ja hästi nagu mõnus tunne oli enda sees. Ja 3. päevaks oli selline tunne, et ma oleks võinud seda 4 või 5 päeva ka hiljem järjest teha, aga kuna ma sõitsin 3. päeva õhtul Tartusse ja läksin oma venna perele külla, siis ja seal oli 4. päeva õhtul, mitte 3. päeva õhtul, veel 4. päeva õhtul ma sõitsin oma venna perele külla ja seal oli õhtusöök, siis ma mõtlesin, et siis ma tookord ei teinud seda pikemalt. Ainuke asi, mida ma selle kohta võiks veel öelda, et minul tekkis see, et ma pidin hakkama ka kergelt selliseid soolasemaid smoothisid tegema või siukseid, kus nagu ma ei pannud banaani sisse, tegin umbes selleriga ja brokkoliga ja avokaadoga ja niimoodi. Sellepärast, et mul on selline nagu asi, et kui mul on kõht tühi, siis ma ei suuda tegelikult väga palju magusat süüa ja smoothid kipuvad olema pigem magusad asjad. Ja siis ma pidin nagu tegema neid selliseks enda jaoks, et nad ei oleks nii magusad, sest lõpuks nagu see magususe maitse hakkas mulle vastu. Kindlasti tuleks hästi palju vett juua sellel ajal ja lihtsalt nagu siht silme ees hoida, sest tegelikult lõpuks kaotasin vist 2,5 kilo, mis ei ole tegelikult väga palju, aga ma tundsin ennast väga palju kergemana. Ja ma ise arvan, et sellist asja on tegelikult kord kuus täiesti okei teha, et oma keha lihtsalt puhastada. Neid
detox segusid saab osta Boost Yourself, issand, mul ei tule see lehekülg nüüd meelde, aga ma panen selle siia, siit kuskilt, siit lehelt saab seda osta. Ja ma väga tõesti soovitan seda, et ma nagu pärast seda, ma panen alati seda oma smuuti sisse, kui ma teen endale, tunnen, kuidas see tegelikult nagu on mu kehale väga palju paremini mõjunud, et ma üritan vähemalt 1 toidukorra enda päevast asendada smuutiga, sest juba sellepärast, et mul on nii kiire elustiil, et siis mul on nagu hea seda kaasa haarata ja see on nagu mõnus toitev ja teiseks mul ei ole nagu nii raske olla ka, kui ma ei söö kõik 3 toidukorda päevast mingit rasket asja sisse. Sest ma üleüldiselt üritan kergemaid asju endale sisse süüa, aga vahepeal ikka nagu juhtub, et libastud ja sööd natukene mingit halvemat asja keha jaoks halvemat asja või tekib mingi isu ja siis annad järgi. Et siis ma üritan nagu kuidagi seda balansis hoida sellega, et ma ikkagi nagu tarbin neid smuutisid ja et ma nagu üritan regulaarselt oma keha puhastada sellest jamast, mis mu keha sisse siis tekib. Kui teil on selle segu kohta veel küsimusi, neil on veel erinevaid, neil on workout, see nagu pulber ja siis on ka balance, mis siis hõlmab endas hästi palju nagu vitamiine ja häid nagu asju, et issand jumal, ma ei tea, kuidas seda öelda. Et sa ei saa toidust kõiki oma toitaineid kätte, et siis see on nagu siuke asi, mida lisada smuuti sisse ja siis saad rohkem erinevaid toitaineid kätte ja erinevaid vitamiine, mida su keha võib-olla vajaks. Need segud on nagu hästi, ma olen hästi nagu üllatunud, et siuke tore asi on nagu tehtud ja et on lihtsalt nagu, näen, et need on nagu läinud väga laia ringi ka ja need on tõesti head ja see smuutide joomine ja enda tervise eest hoolitsemine on nagu hästi tähtis minu arust. Sellepärast, et keha ikkagi vajab neid vitamiine ja kui kogu aeg mingid kartulit ja kastet endale sisse ajada, siis sealt nagu ei saa ilmselgelt kätte neid asju kõiki kogu aeg. Aga samas, kellele meeldib nii ja kelle elu on väga normaalne ilma teiste asjadeta, siis see on nagu ka fine, et igaüks peab lihtsalt leidma selle, mis talle endale on hea. Aga mina arvan, et see mulle sobib. Ma loodan, et teile meeldis see video. Loodan, et teil tekkis huvi selle toote vastu, sest et mina tõesti 2 käega soovitaks seda. Soovitaks kindlasti seda 3 päeva challenge'it läbi teha. Ja praegu siis kõik.